pilt on kuidagi väga õnnetu, aga no okei. Ja nüüd palun sinna paremale intervjuule. Veel, järgmine 48 järgi. Kuule, meil on veel mõned maha võtmata. Ei, sinna paremale näed. Meil on mõned punktid maha võtmata, äkki aitate maha võtta. Priit tuleb. Ja, intekasse. Tulge siia poole. Räägi sina. Meil on üks jutupaunik siin. Siis laske tal rääkida, aga tulge kõik koos siia. Ära leba, pärast leba. Räägi nüüd ja... Mida ma räägin? Mul ei ole midagi öelda. Meil on lihtne. Mina küsin mõned küsimused ja sina räägi. Peale finišit. Ma tean juba, mis on viimane asi, mis sa teha tahad. On intekat anda. Aga mis on esimene asi, mis sa teha tahad? Tahaks sellest ratast lahti saada. Ma tahaks püksid ära võtta, ausalt öeldes. Tossud jalast ära võtta. Tahaks olla kuskil, õljuda kuskil kohas, kus mitte miski ei puudutaks mind. Kas on hea meel, et läbi sai või on hea meel, et tehtud? Ma arvan, et hea meel, et tehtud. Ega mis see läbi saamine polegi midagi hullu. Oleks kästud, oleks edasi teinud, aga ikka hea meel, et siuke variant üldse olemas on, et teha saab. Kui sul oleks nagu nüüd üks inimene või üks võistkond, kellele öelda aitäh, siis kes see oleks ja mille eest? Neid on päris mitu. Ma ei julge ühte valida, teised annavad peksa mulle pärast. No siis ütle mitu. Mis nende Ain ja kompanii, mis iganes võistkond nende nimi on? Ain ja Mari ja kes seal veel oli? Ja Tiit Tähnas. Nendel tahaks küll öelda aitäh. No nad ikka... No ühesõnaga me aitasime neid edasi. Ega nad muidu vist ei olekski saanud. Ma ei tea, mitmenda koha nüüd saavad, aga pole veel ei tea. Aga ega nad muidu ei oleks tänu meile, nad ikka ilmselt said selle asja. Nii et suur tänu neile, et nad olemas on, et me neid aidata saaksime. Õige, sest andmisrõõm on ju kõige suurem rõõm. No absoluutselt. Ega siukene... See ongi nagu tore, et otseselt sulle ei öelda ette, kus punkt on, aga kui ikka midagi tarvis on, siis kõik nagu aitavad, et see on nagu jube kihvt, jube äge. Et tegelikult meeskondade vahel ei ole rajal mitte niivõrd konkurents, kuivõrd ühine siht. No eks seda tigedat andmist on ka ikka, algus on ikka silmad ruutus kõikidel, ei ole siin midagi, et kuskile öeldakse või et kuule, mine sinna või tee seda. Aga kuskil peale... Ma ei tea, peale mingit 30. tundi saabub üldiselt suur rahu, kus sa tegeled ainult endaga ja kõik muu on täiesti tühi täi. No selge, suure aitäh selle intervjuu eest ja soovin mõnusat võistluse lõppu ja jääme sootama aftekat, jah? No ma arvan küll, et täna tuleb muidugi, kõik on maru kaua üleval ja hull pidu tuleb, ma kujutan ette, aga oli väga vahva igal juhul, et aitäh korraldajad, et te teete siukest asja. Vägev. Aitäh. You